Juhistreeneris koolitus on mõeldud kõigile juhtidele, kes tahavad mingit olulist muutust enda meeskonnas ellu viia. Kõigile juhtidele, kes tahavad muutuda paremaks oma inimeste koolitajaks. Ja siin osaleb palju ka sisekoolitajaid tavaliselt suurematest firmadest. Kõigile, kes tahavad inimesi arendada, iseennast seal juures arendades. Nüüd juhistreeneris koolitusel on 3 otstarvet. Nagu ma ütlesin, esimene juba on mingisuguse idee müümine, mingi olulise muutuse elluviimine, just sellise muutuse, kus inimesel, töötajal siis on sellise vaikiva vetoõigus. Me ei saa teda päris tingimata sundida ja me tahame just, et ta tuleks kaasa hea pühendumisega, hea tahtega. Teine hulk inimesi, teine koht, kus koolitust pruukida on mingisuguse tähtsa esinemise, kas konverentsil või kliendipäeval või ükskõik kellele, võib-olla pool tundi, tund aega sellise esinemise läbiviimine. See koolitus aitab sul seda esinemist kindlasti hästi ja väga hästi ette valmistada. Ja 3. koht on siis nagu mingisuguse päevase, poolepäevase või 2-päevase koolituse tegemine kas enda meeskonnale või kellegile väljast poolt. Juhistreeneriks on üsna vana koolitus, aga ta on püsinud väga värske. Sinna tulevad kohale hästi sellised positiivse arengu huviga inimesed, kokku on osalejad tavaliselt 12–16. Koolitus on ise väga praktiline. Omalt poolt ma luban, et ma panen letti kõik enda kõige paremad koolitamise, esinemise ja ideede müümise tööriistad ja kõik oma kogemuse pagasi. Praktika tähendab koolitusel seda, et sul on võimalik oma enda ühe hästi praktilise eesseisva või võib-olla juhtunud, aga mitte hästi õnnestunud kas esinemise, koosoleku või koolituse või mingi vajaliku muutuse selle ettevalmistusprotsessi läbi 3 päeva põhjalikult ise teha. Mismoodi alustada, mismoodi lõpetada, mismoodi inimesi kaasata sellesse arutellu, mismoodi inimesi panna saama aru selle probleemi või muutuse vajalikkusest, eks ole? Mismoodi inimesi kaasata võimalikult palju parema lahenduse koostamisse ja lõpuks loomulikult sellesse, kuidas moodi panna inimesi aru saama, et nad ise vastutavad, nad ise osalevad ja nendest sõltub väga palju see, mida ja kuidas meeskond ja juht selle ees koos ära teeb. Eks ole? Juhistreeneris koolitusel on endal võimalik 2 või 3 korda ka ette astuda. Alguses enese tutvustuse juures, väikese minikoolituse tegemisega, teist korda oma selle valitud stsenaariumi sissejuhatuse, praktiseerimise ja läbitegemise juures. Need mõlemad korrad lähevad linti videosse sulle endale, ainult sulle, eks ole. Saad need koju kaasa vaadata ja kus juures sulle antakse ka teiste osalejate ja ka minu poolt tagasisidet, kuidas sul õnnestus, mis asjad tahavad korrigeerimist ja mille eest sind väga tasub kiita. Viimasel päeval me teeme 3 või 4 juhtumit jällegi osalejate päris juhtumitest, mis on valitud kõige õpetlikumad, kõige praktilisemad. Ja siis inimene, kelle juhtumist jutt käib, tema siis püüab ükskõik meile ülejäänud grupile seda ideed, mis tal on päriselus niikuinii vaja müüa, püüab seda meile müüa. Ja me anname sellele põhjaliku pool tundi kuni 45 minutit kestvat tagasiside. Mis juhtidele on väga-väga meeldinud, ongi just see aus ja väga otsekohane ja väga hooliv tagasiside. Väga palju sellist tavaelus ei saa. Mulle endale see koolitus väga meeldib, just ka nii nende inimeste pärast kui selle sisu pärast. See on üks väheseid juhtimiskoolitusi, mida mulle veel aastaid hiljem endiselt vägagi meeldib teha. Kui see asi huvitab ja tahad veel lähemalt teada, siis kirjuta ja ma saadan sulle tutvustuse selle kohta või sa võid ka mulle otse kirjutada või helistada, kui sul on mingi väga spetsiifiline küsimus. Kutsun sind, annan sellele oma parima garantii, tule, kui ükski nendest vajadustest või kasutuskohtadest sulle tundus, et sobivad ja ma luban, et sa ei pea pettuma. Loodan, et kohtume koolitusel.